Ehitusviimistlus on eriala, kus pahteldatakse, värvitakse ning pannakse tapeeti. Sellised ülesanded ootavad ees ka Rikot. Kopli ametikooli noormees, kes septembri lõpus sõidab Budapesti Euroopa noorte kutsemeisterlikkuse võistlusele Euroskills. Mis on ehitusviimistluses see, mis sind selle eriala juurde jättis, ära ei peletanud ja oled ju isegi väga hea sellel erialal? Võib-olla siis see, et see perfektsuse nagu kätte saamine, et sa saad siin nagu selle rahulduse kätte, et sa saad asju teha väga hästi ja väga heal tasemel. Eriti kui on head õpetajad ja head ühendajad kõrval, kes aitavad sul jõuda oma kogemustega selle perfektsuseni. Tööülesanne on raske. Vaid üks näide. Korraldajad valisid ekstra tapeedi, mille seinapanek on üks rist ja viletsus. Üllatus oli see, et see tapeet, mis me siis lõpuks Saksamaalt kätte saime, mis on võistlustele, et üllatus oli see, et see on suhteliselt problemaatiline. Et pealmine kiht kipub pealt ära tulema, kui liiga kaua on märg ja sellised. Ei ole, tundus algul, et ei ole midagi keerulist, et hästi pestav ja nii edasi, aga siis tuli välja, et nii lihtne see asi ka ei ole. Ma pigem nagu ei pabista selle pärast üldse, et nagu see võib-olla seal koha peal siis tuleb see. Praegu ma nagu ei tunneta kuidagi, et midagi väga hullu oleks, et võib-olla siis seal tuleb see pabin, aga hetkel praegu on niisugune rahulik, et tundub, et ei ole midagi nagu hullu. Kõige raskem ongi see, et sa püsid ajas, et seal on kiire. Siin sa võid selle saavutada nagu mitme päevaga teha hästi, aga seal tuleb see paari tunniga teha ja saada hea tulemus väga kiire ajaga. Valmista peab olema selleks meeletuks pingeks, mis seal tuleb. Et see siin vaikselt teha on üks asi, aga seal ja ka noormeister ei ole ju võrreldav selle Euroskillsi ja Worldskillsiga. Ja see konkurents seal on ikkagi väga tihe ja me ei ole enam ammu see riik, kelle võistlejad nagu ei jälgita väga pinevalt. Et me oleme juba päris mitmed aastad sellised huviorbiidil olevad inimesed. See tähendab, et kuna Eesti on eelmistel võistlustel näidanud tugevat kutsehariduse taset, siis peetakse Eestit konkurendiks ja jälgitakse hoolega. Näiteks seda, et sekunditki lubatust kauem tööd ei tehtaks ja midagi keelatut ei kasutataks. Seal võistlusel neid erinevaid abivahendeid võib kasutada või? Ei, kõik on siiski ainult vaba käega. Korduvalt harjutamine on muidugi kallis lõbu, aitavad sponsorid. Miks aga üks erafirma jagab värve ja töövahendeid tasuta laiali kutseõppuritele? On mõistlik kohe algusest maast madalast juba õpetada ja aidata just neid õpilasi, et nad hakkaksid kohe alguses tegema head ja kvaliteetset tööd. Siiski on ka väga oluline, et maarid oskavad kasutada õigeid tooteid õigetes kohtades ning et tööd teostatakse kvaliteetselt. Ning seetõttu on väga oluline juba maast madalast hoida kätt pulsil ning õpetada õigeid töövõtteid, õpetada, et tehakse õige tootevalik. Kokku saadab Haridusministeerium ja sihtasutus Innove võistlustele 14 Eesti töösportlast 11 erialal.